Andres Aavik, Liven, nagu ma aru saan, Berliinis esimene Eesti arendaja, jutud käivad nii, kas on see tõsi? Vastab tõele. Näed, tulid pildid ka. Särgid hoopis. Ma natuke selgitaks, miks on särgid. Jaa, ma mõtlesin, me räägime kinnisvarast. Ja, me jõuame sinna. Palju mul aega on? No ütleme, terve paneeli jaoks on meil pluss miinus 40 minutit. Okay. Aga teised tahavad ka rääkida. Ma räägin ühe korraga ära, siis on nagu asi tehtud ja saab koju, eks. Aga ma tegelikult räägiks natukene sellest, tuleks selle tervikliku elukeskkonna juurde läbi megatrendide. Ja kui me Liveniga alustasime, siis kinnisvaraarendaja vaatab nagu megatrende. Ja me teame, et megatrendid on jõukuse kasv, tervise kasv, eluea kasv, urbaniseerumine, digitaliseerumine, kiirenemine, kõik sellised asjad. Aga meie võtsime oma tegevuses aluseks sellise megatrendi nagu individualiseerimine. Ja mis see individualiseerimine on? Siin on võib-olla siis neile 3 särgi peal saab kõige paremini aru, eks. Et kui 100 aastat tagasi hakkas Ford liini peal autosi tegema, see on see must särk, eks. Et seda saab nagu väga odavalt teha, kui sa standardiseerid, teed asju hästi lihtsalt. Siis umbes, ütleme, 50 aastat tagasi tuli jätkuna sellele selline Dream Society logic ehk siis brändi loogika. Et leiti, et kui sellele särgile panna mingi bränd peale, on ta siis Nike või Gucci, siis on sellel lisaväärtus. Ja nüüd, ütleme, selle sajandi, vähemalt Eestis on võib-olla kuskil lääne pool varem, on selline creative man logic ehk selline loovus tähendab loogika. See tähendab seda, et klient tahab ise olla selle protsessi looja, osaleda selles loomisprotsessis. Ehk me nägime ka Eestis, et mingil hetkel need samad brändisärgid asendusid mingid Kapa, Kohila ja Viru, Nigula ja Kopli ja selliste. Ja ütleme niimoodi, et mina ise teen mett ja koduõlut, mitte et see nagu odavam oleks, aga lihtsalt, et ma teen seda ise, eks. Ütleme, ma nektarit ei korja, aga pean mesilasi, eks. Ja need samad asjad, kus me täna Livenis siis üritame pakkuda oma klientidele nagu võimalikult palju kaasarääkimist kodu loomisel. Nüüd, kui me räägime siis nagu väljaspool kodu, et tegelikult see peaks ka nagu väljapoole kodu minema, et see ei ole niimoodi, et arendaja teeb mingisuguse keskkonna valmis, ütleb, näed, siin on, sul on pink, kiik, põõsaseks, kohvik ja siit tegelikult need samad inimesed, kes sinna elukeskkonda lähevad, ühel hetkel teavad kõige paremini, kuidas see võiks toimida. Ja me üritame nagu sinnapoole tegelikult liikuda, nii et need samad loogikad on ka siin Eesti turul kõik esindatud, et võib-olla Ponava teab, võib-olla milles särki tema teeb ja mõni teine firma teab, võib-olla Merko näiteks on niisugune brändivärk rohkem, aga me Liveniga üritame siis siinpool olla, nii et niisugune lugu. Nii, Ponava, mis te siis teete? Jah, kui Andres mainis siis individualiseerimist, siis meie oleme just selle spektri teine serv ehk standardiseerimine. Et nähes seda, et Ponava nagu selliseks mõtteks on luua häid naabruskondi paljudele ja paljudele saad teha seda läbi selle, et sa pakud neile ilmselt siis kõige paremat hinda loodetavasti turul. Ja meie oleme selle lähenemise võtnud, et teha väga palju kordusi, teha selliseid väliselt erinevalt, kuid sisult väga sarnaseid hooneid. Aga see selleks, et hooned on nagu üks asi, teine on see, mis nende hoonete vahel seal on. Et meie näeme, et tänu siis sellele meie pakkumisele on meie kliendiks tihtipeale noorpere. Meie korterid on tavaliselt jälle selle sama kättesaadavuse huvides natukese väiksemad, kui on võib-olla turu keskmine. Ja meie siis sooviksime justkui pakkuda seal majade vahele neile täiendavat rohelist ruumi, kus nad saavad olla lastega, kus nad saavad teha sporti ja viibida seal justkui nagu ühisaladel siis koos. Ja seal me ei saa teha nagu hinnaalandust, et selle mõttega täiesti nõus, et see ei ole nagu koht, kus hakata siis kokku hoidma, et hoov on see koht, kus inimesed saavad kokku tulla ja olla oma siis nagu ruumist väljas.
aga ma annaksin siit sõna edasi. Nii. Ja kas on, milline T-särgi kuvand nüüd tuleb meil? Me alles hakkame õmblema T-särki. Me valime materjale praegu. On selle vastus. Ma võib-olla tooks alustuseks välja selle, et ma iga kord, kui keegi ütleb, et tutvustab mind kui arendajat, ehk siis näete, siin on Hundipea arendaja, siis ma alati toon selle välja, et me täna ei ole kindlasti veel arendajad. Sest et meil on selline unikaalne olukord, et kui ma ütlen, et sa saad arendajaks, siis võib-olla kutsuda sellisel hetkel, kui su enamus kasumi aruandest või ütleme, et üldiselt aruandest on elamute müükidest või rentidest või asjadest, siis meie kogu sissetulek täna tuleb puhtalt sadama tegevustest ja elektrivõrgu ettevõttest. Nii et ma päris kindlasti julgen tänu sellele öelda, et me ei ole kindlasti kinnisvaraettevõte hetkel. Meie eesmärk on ka see, et kuna meie käive ja asi tuleb mujalt, siis meil on ka see unikaalne olukord, kus meil ei ole seda pinget, et me peame tegema nagu tohutult kiiresti ja nagu ühesõnaga me ei pea ehitama järgmise objekti peale minema, vaid me tegeleme ühe konkreetse kohaga. Ja tänu sellele on meil ka nii, et meil on üks hästi üsna suur koht siin. Ehk siis meil on omandistruktuur, kus kõik maaomanikud on pannud ühte ettevõttesse oma maatükid, mis tähendab seda, et üks ruutmeeter on üks hääleõiguslik hääl ja see tähendab seda, et sul ei ole vahet, kas sul kellegi krundil tehakse park või lasteaed või kortermaja, su aktsiaväärtus tõuseb, mitte sinu see vana krunt nii-öelda. Ja teine osa selle juures on see, et kuna meil on 41 hektarit, et võrdluseks see on Kalaranna, Noblessner, Krulli, Volta ja Telliskivi kokku on 40, ehk siis meil on rohkem kui see ala tegelikult, mida me vaatame, eks me vaatame 30–40 aastat perspektiivi. Ja tänu sellele me tegeleme väga palju just ettevalmistuse, lahenduste läbitöötamise, uurimustööde ja asjadega ja me saame seda ise finantseerida. Ja need on tegevused, mille pealt ma näen, kui kallis, kui raske seda kõike infot kokku saada on. Mis tähendab, et ma ei imesta, et Eesti tüüpi, kuna meil on natuke teistsugune kinnisvaraturg kui kohati Euroopas, et kõiki saaks, see on nii kallis, et seda on nagu keeruline teha, et ma kiirelt näitan, et me oleme umbes 15 000 töötundi täna 5 aasta jooksul pannud sinna alla umbes 1,5 miljonit eurot puhtalt uurimuste ja uuringute alla. Et me oleme kogu Põhja-Tallinnat analüüsinud, me oleme enda alad teinud, me oleme digikaksikud teinud, keskkonna DNA jalajälgi mõõtnud, vaadanud erinevaid rahvusvahelisi uuringuid üldiselt, käinud mööda Euroopat ringi, et näha ja õppida, kuidas on mujal tehtud. Et tänaseks ma julgen väita, et see teadmiste pagas, mis meil siin ettevõttes on eraettevõtluse koha pealt vähemalt julgen öelda üks harukordsemaid, mida me täna teeme ja me üritame seda teha niimoodi, et me saame seda teadmist ka tulevikus edasi anda. Sest et ainult nii ma arvan, et me jõuame kuskil ja see ongi nagu nii visioon, et selle samade teadmistega võiks olla ühel hetkel see, et sihukestest hoonetest, et kui neid ka renoveerima hakatakse, siis neist saavad sihukesed hooned. Ja seal tekivad sotsiaalsed pinnad ja meeldivad elukeskkonnad on ju. Norras ja mujal kohtades juba tehakse tegelikult ka linnakeskustes sihukseid tihedamaid kohti või et esimesed korrused oleksid võib-olla ei oleks kõige hirmsamad kohad maailmas, kus elada, nagu Eestis üldiselt esimesel korrusele ma küll elama ei taha minna kortermajja, aga seal on mingi stigma ja seda tuleb muuta ja seda saab muuta ainult heade näidetega ja ma arvan, et meie kinnisvaraturg on sinna poole liikumas. Ja täna siin Hundipeal, kus me oleme, siis me tegelikult tegeleme väga palju just selle meie jaoks esimese etapiga, sest kuna see on koht, kus väga paljud inimesed ei ole käinud ja selleks, et tekiks see omanditunne ja see kogukonna tunne ja et me saaks teada, mida päriselt on vaja teha ja kui siia uuemad hooned tekivad, et siis ei oleks see, et see on tühi kummituslinn, vaid täna me juba tegelemegi sellega, et siin uued rentnikud, kes tulevad, ise panevad kätt külge ja käivad meil kogukonna üritustel. Kuule, ma tahan sinna ehitada ühe asja, et me käime grillimas seal. Okei, teeme sinna avaliku kohta, me anname materjalid, teeme edasi. 3. korrusel siin on ürituste pindnud, mida saavad kõik privaatselt endale võtta, privaatüritusteks on ju ja nemad olid seda, aga me tahaks siia teha. Me andsime 6 kuuks tasuta ilma ühegi üürita ja ütlesime, et küsime teilt käibe pealt alguselt, sellepärast, et me tahame, et hakkaks midagi tegema, need on siin aidanud meil igast asju ehitada pärast seda. Et see tekitab selle tunde, et see inimene korjab ka selle maas oleva jäätise paberi pärast, see on tema koht ja tema on seal teinud ja ta on seda ise hingega teinud ja niimoodi tekib meie loogikas tulevikus siia see kvaliteetne linnaruum. Ma rohkem praegu ei räägi, sest et ma loodan, et me arutame seda veel. Ja ma saan aru, et mitte ainult tööstus, vaid elukeskkond ja kõik. Aet,
nii, mina olen sattunud sellisesse paneeli, kuhu ei oleks pidanud sattuma. kus särki ei tooda arhitektid, me aitame võib-olla seda särki kaasa disainida just, aga ma pakun, et mind on siia paneeli kutsutud seetõttu, et me arhitektidena oleme kaasa mõelnud sellistele laiematele küsimustele, nagu seda on eluaseme kättesaadavus ja segregatsioon, et siin juba aastaid tagasi uuringud näitasid, et see probleem, mis on teistes riikides probleem, ehk siis segregatsioon ja ka eluaseme kättesaadavus, et see on samamoodi Tallinnas, siis Tartus ja Pärnus kohal. Ja me peaksime ka oma linnaplaneeringulisi ja ütleme nii, et eluaseme arenduse otsuseid sellest lähtuvalt tegema. Et mis siis juhtunud on see, et 2010 ja 2023 võrdluses, 2010 oli suhteliselt auk ka, aga ikkagi on Eestis eluaseme hinnad 3-kordistunud, samal ajal kui Euroopa keskmine oli 48%. Et saab ka jälle öelda, et eks meie eluaseme hinnad olidki sellised ida-euroopalikud ka. Aga kui ikkagi vaadata seda sissetulekute võrdluses, siis me oleme jõudnud sinna olukorda, et võib-olla mitte kõik ei saa enam vanaviisi seda särki osta. Et meil oleks vaja mõelda veidike mitmekesisemalt ja sellest suhtes absoluutselt ei vastandugi siin auväärsete härradega, vaid ma arvan, et see on lihtsalt see tulevik, millega me peamegi juba täna tegelema hakkama, et me peaksime juba mõtlema sellele, et me mitte ei tee ainult seda klassikalist müügikinnisvara, vaid võiks olla erinevaid siis mudeleid ja nüüd sellest võib rääkida väga pikalt, et võib-olla need detailid hiljem. Väga tore. See on probleem. Ma tean, mul on endal poeg, kes on 23 ja tema sõpru ja tuttavaid vaadates, ega osadel tõesti ei ole vist väga võimalik. Jälgides ka USA keskkonda, kus ma ise pikalt vanasti elasin, ja on tõeline probleem, kus tänapäeval sa ei osta enam kinnisvara, kuivõrd 30 aastat tagasi oli suhteliselt lihtne seda osta. Ma saan aru, et aga te olete ettevõtjad, te ajate äri ju. Kuidas see nüüd kõlab teile? Vastab tõele, ajame äri tõesti. Seda küll, aga ma mõtlen, et teil on mõistlik kasumit saada, mitte nüüd noorperega arvestada. Ja seal on erinevaid aspekte, et meil ei ole Tallinnas ju veel nagu sellist probleemi, et meil Tõnu Toompark on sellest tihti rääkinud, et meil oleks nagu mure korterite tükilise kättesaadavusega, et lihtsalt ei ole eluruume, et inimesed elavad pead-jalad koos ja ei olegi võimalik kolida ega ei ole võimalik isegi ehitada ega arendada midagi, sellepärast et justkui nagu nõudlust on, aga kättesaadavus on väga halb, et tegelikult jällegi sedasama nagu mõtet jätkates, et uus korter ei pea olema nagu selline asi, mille äsja kooli lõpetanud inimene peab saama endale lubada, et selleks on olemas teisene turg, selleks on olemas natukese rohkem ebamugavas kohas olevad arendused või nii-öelda endised arendused ja selleks on üürimine ja nii edasi ja nii edasi. Et meil tegelikult see probleem, ma saan aru, et ta on tekkimaas, aga see ei ole nagu, meil ei ole sellist nagu kriisi veel käes siin. Uusarendused võiksid olla sellise keskklassi või sellise noore professionaalse perekonna eluruum täiesti vabalt ja ma arvan, et Andres vastu ei vaidle. No eks see probleem on tegelikult selles, et natuke see probleem on kohal, et praegune uuring näitab, et kättesaadav on Lasnamäe ja võib-olla natukene siit Põhja-Tallinnat. Ja loomulikult ei peagi igaüks saama endale osta uut korterit, aga kõige suurem probleem ongi siis selle esimese ja teise detsiiliga ja kas nemad üldse kuskil elada saavad. Ja sellele järgnevad siis nagu sellised laiemad probleemid, et meile, ma arvan, julgeoleku ja erinevate teiste ka põhjustajana ei ole mõistlik, et need just madalama sissetulekuga inimesed kõik lähevad elama Lasnamäele ja nii edasi. Aga tegelikult seda võib-olla tasubki niimoodi markeerida, et meil on siis Tallinn, Tartu ja Pärnu, kus meil ongi siis probleemiks põhimõtteliselt taskukohasus, ehk siis kuidas on inimesed võimelised endale elupinda mitte siis ka ainult omandama, aga üürima. Ja teine teema on siis kättesaadavus, et kui me räägime jälle üle Eesti väljaspool, siis
Tallinn, Tartu, Pärnu, seal on probleemiks see, et nagu kinnisvara on tegelikult, aga valdav osa on selles nõukogudeaegne renoveerimata kinnisvara ja kui siis ikkagi inimene tahaks seal veidike kvaliteetsemat kodu endale osta või üürida, siis seal on just selline puudus. Ma nagu paar mõtet siin tekkisid, et ma olen ka selle uuringuga natukene kursis ja tõepoolest, mida Aet ka märkis, et võib-olla see uuringu alguspunkt valiti nagu 2010, kus Eesti kinnisvaraturg ja vist Iirimaa olid nagu Euroopas kõige suuremas augus. Ehk kui oleks võtnud 5 aastat varem või 5 aastat hiljem, siis oleks need tulemused ka teised tulnud. Ja ma väidan, et tegelikult täna meie keskmine palk ja korterite üür, kui võtta mis iganes City või Kaave lahti, siis selle suhe on päris okei võrreldes kõikide teiste Euroopa pealinnadega. Et siin võib-olla väga muret ei ole. Aga ükski paneel, kus on kinnisvaraarendajad, ei ole nagu õige, kui ei sõimata linnavalitsust, vabandust. Et ma vaatasin praegu niimoodi helikopteri pilguga, et ühtegi linnavalitsuse esindajat siin ei ole. Et ma tahaks öelda, neil on ka päris suur roll siin selles, et need hinnad on üles läinud, sest et kui kõik nagu urbanistika uurijad ja teadlased täna räägivad, et tegelikult linnas on vaja tihendada, see on väiksem CO2 jalajälg, see on igatpidi efektiivsem, siis ütleme minu sellise ligi 30-aastase kinnisvaraarendaja karjääri jooksul, ma ei ole veel kordagi kohanud ametniku, kes ütleb, et lahe eskiis, aga pane korrus juurde, eks. Et alati on see, et tee siit väiksemaks, ehk selles mõttes tee seda asja kallimaks. Ja punkt 2 on, neid nõudeid on päris palju veel tulnud ja osad on ka arusaadavad nõuded, et me oleme julgeolekuolukord on selline, nagu ta on ja meil on varjendeid tõenäoliselt vaja majadesse, need kõik teevad jälle elamist kallimaks. Aga mõned on sellised kunstlikud nõuded, kus linn ise seab korterite suurusele mingid piirid, ütleb, et ärge tehke väiksemaid kortereid, tehke suuremaid. Aga kui mul on, kui noorel perel on valida, et kas saada 3 tuba, mis on 60 ruutu või 75, ja ruutmeetri hind on suht sama, küll ta selle väiksema võtaks, ta oleks väga rahul, eks ta saab oma lapsed sinna panna ja kõik, eks. Aga meid surutakse tegema tegelikult võib-olla 50 000 või 100 000 eurot kallimaid kortereid, eks tihti mingites kohtades, nii et ma annaks siit mõtte edasi. Ma olen seal kahe vahel, kas on okeid hinnad või mitte, ta on endiselt ikkagi liiga kallid, aga ma olen sellega täiesti nõus, et see peamine probleem on see, et meil ei lubata olla linnal linn, ehk siis need ei ole, meil ei lasta tihendada seda. Jah, muidugi arendaja tahab, et saaks rohkem ruutmeetrit teha, aga lihtsalt seesama põhimõte, et kui sa ei pea nii palju liikuma, sul ei pea olema 2 autot, sest et tegelikult kui sa võtad selle, et ma lähen elan mu hetkehind, mida ma uue elamu eest võtan, kui ma lähen kuskile kõrval põllu peale, aga siis mul on 2 autot järsku vaja, seal pole ühistransporti ja tegelikult kuu peale sa maksad ikka sama hinna kokku, on ju. Aga lihtsalt hetkel tal on ainult sellele võimalik laenu saada, et seal tekivad sellised erinevad osad. Teine osa sama see korrus juurde, et ma selles mõttes täiesti nõus, et Eestil on see eripära, et meil on eraarendajaid hästi palju ja nemad peavad ka ise planeerima. Kui mujal Euroopas enamasti linn teeb seda ise ja siis lihtsalt arendaja saab ehitusõiguse põhimõtteliselt seal peal, et väga paljudes kohtades Euroopas see käib ka niimoodi, mis minu meelest võiks ka Eestis olla hea teenäite just sellepärast, et linn võiks minu meelest just selle visiooni ja planeeringu ja kõik selle osa teha ja anda siis mingi nii-öelda kommi, et näiteks kui sa ehitad korruse juurde ja teed sinna, näed nii palju selle hinnaga korterit, mille ma ei tea, kas linn saab endale kas või on ju. Aga et mis tekitab selle olukorra, et majanduslikult on see mõistlik, sest et lõppude lõpuks, kui sul on kapitalism paratamatult on ju, siis ongi see, et millega seda turgu juhid on lõpuks seesama ruutmeetri hind ja number, et kui sa ehitad 1 ruutmeetri 100 euroga, siis see ruutmeeter maksab 100 euro, kui sa ehitad selle eest 2 ruutmeetrit, siis on 50 euro, see on järsku pool odavam, on ju. Et see sealt tulebki ja kui linn planeerib seda kõike ise pigem, seda kvaliteeti osa nagu natukene rohkem ütleme, et me ei pea 3 dendroloogia uuringut tegema, sest et me natuke kaua läks planeerimisega või menetlemisega, siis juhtub see olukord, et su menetlusprotsess läheb ka nii palju kiiremaks ja ajas raha läheb aina kallimaks selles mõttes, mida kauem see seisab, on ju. Et need kõik asjad tegelikult lähevad üksteise otsa lõpuks, et ma arvan, et kõik on rõõmsad, kui nad ei pea nii palju ise tegutsema kõrvaliste asjadega, mis ei ole nende nii-öelda äritegevus.
Ja ma tean, et see on täiesti vale publik, kellele seda rääkida, aga ma paneks seda ärilist vaadet ka siia natukese juurde, et üsna tihti kostub nagu seda, et noh, paljusid asju võiks teha arendaja oma kasumi arvelt. Ehk siis nii-öelda, et noh, et kas sa ei hooli siis keskkonnast, kas sa siis ei saa aru, mis julgeolekuolukorras me oleme, kas sa ei saa aru sellest, et me tahame head linnaruumi. Nõus, see on kõik, need on olulised asjad, aga noh, me siin vist leppisime selle kokku, et meie tegeleme äriga ja see on meile lubatud. Ja eriti sellised ettevõtted, kes on börsiettevõtted, et kui iga ettevõte ootab nagu kasumit, siis börsiettevõte tänu oma investoritele ootab veel kasumit ja seda ka kiiresti ja nii-öelda ennustatavalt. Et kinnisvaraarendus on hästi kapitalimahukas tegevus ja ei ole sellist asja, et me istume maatüki otsas ja siis ootame ja anname sealt kasumit ära nii-öelda järjest ja järjest protsendike iga sellise nii-öelda hea mõtte eest. Et kuskilt tuleb see piir vastu ja siis peab hakkama tegema kompromisse ja selles kompromisside otsimise kohas me olemegi. Seda üldiselt ütleb nagu turg ära, et kes siis tegi kas individualiseerimise või standardiseerimisega näiteks õige või vale otsuse, aga noh, kuskil peab see nagu tasakaal tekkima, et lõpmatuseni ei saa seda ka minna sinna, et nii-öelda kasum, et andke see ära. Ma selles suhtes olen nõus, et ma arvan, siin ongi balansi küsimus ja siin on väga palju erinevaid, siin on viidatud nendele uuringutele, et on äärmiselt tore, et siis Kliimaministeerium on tellinud uuringu Tartu Ülikooli ja Kunstiakadeemia teadlastelt ja samuti on tellinud uuringu Tallinna linn Kunstiakadeemia ja Tartu Ülikooli teadlastelt. Ja seal pakutakse välja erinevaid mõtteid ja ma arvan, et seal on päris lai pakett, millega üldse toimetada. Näiteks käsitletakse seal tugevalt ka siis riigi või linna enda maaomandit ja kuidas siis seda riigi või linna enda maaomandit koostöös eraarendajaga arendada, et millised need PPP mudelid olla saaksid ja kas just nende PPP mudelite puhul näiteks tekiks kättesaadavate kodude teema. Et ma arvan, et see on näiteks üks variante, kust mõlemal on võita. Lisaks on seal sellised huvitavad ettepanekud, et kui oleks tegemist kättesaadavate kodudega, et siis võiks menetlus kiireneda. Muidugi seda ma ei oska öelda, mis kohalikud omavalitsused selle peale ütlevad, et kuidas siis sellistele projektidele nagu kiirtee leitakse. Siis saab kindlasti tegeleda näiteks parkimiskohtade vähendamisega, igast erinevate nagu selliste leevendustega, mis saaksid igatpidi nii-öelda kasu tuua, ma ütleks kõigile, et nii siis inimestele üldiselt kui ka siis kinnisvaraarendajatele. Ja üks võib-olla mõte, mis mul ka täna just planeerimiskonverentsil olime ja arutasime sama teema üle, et mis mul endale jäi ka kõrvu oli see, et esiteks on see, et Tallinnas ka näiteks on päris palju tühja kinnisvara. Peast nüüd ei mäleta, kas see oli 11-15%, aga suurusjärk on tegelikult selline. Ja lisaks on päris palju tühjasid krunte ja kohati ka detailplaneeringutega krunte. Et meil peaks olema meede selle kohta, et meie siis kinnisvara ei seisaks tühjalt, et meie maatükid ei seisaks tühjalt, vaid pigem peaks ikkagi sundima sellist ressurssi ringlusesse, sest eesmärk on ju ehitada kodusid ja eesmärk on ehitada kodusid nagu erinevates linnaosades, sest eks need ongi need laiemad probleemid, millele alguses juba viidatud sai, et kui siis arendusse lähevad ainult linnaäärsed krundid, et siis tegelikult linnakeskused nagu enam väga elusad ei ole. Ma korra lihtsalt lisan selle juurde seda, et nagu suurema pildi koha pealt, et kui vaadata just seda nii-öelda keskusalasi ja miks peaks linna tegelikult rohkem tihendama veel lisaks sellele, siis tegelikult kui me vaatame üldse linnade nii-öelda vitaalsust, siis tegelikult sul on vaja ju teatud kriitilist massi kohapealset elanikku selleks, et sul ka pisiärid ja asjad töötaksid. Et kui me võtame, ma toon lihtsalt võrdluseks, et kui me võtame Ülemiste keskuse ja mõtleme seal ümber olevat parkimiskohti, seal on 1,5 kilomeetri raadiuse ümber umbes 7500 elamuühikut. Ja 15 minutiga ühistranspordiga ei jõua sealt väga kaugele. Kui sa võtad Solarise keskuse, seal ümber on 34 000 elamuühikut ja seal on bussipeatused ja koolid ja inimesed liiguvad sealt läbi.
kui me nüüd need 2 keskust võtaks, paneks üksteise kõrvale, võtaks katuse ära, ehitaks sinna hoone nagu elukondliku ja ärihooneid peale, järsku meil on tänavad ja linnaruum, kus on piisavalt inimesi, et ärid töötaksid. Et meil ei peaks toimuma seda, et meie igal juhul, kui me tahame kuskile minna, me peame sõitma sinna kohale reeglina autoga. Ma ei ole selles mõttes suuresti auto vastane, sest ma arvan, et me peaksime koha peal suutma oma põhiasjad ära tegema ja autoga käima vanaema juures Maalkülas. Et see peaks olema see loogika ja see nagu kui me promome seda nii-öelda tihedust selle koha pealt, siis minu jaoks on see, et ka need samad erinevad kohad, kuhu me ehitame elukondlikku juurde, siis seal on ka võimalik sellisel juhul nendel äridel üldse toimida. Mitte nagu, ma ei tea, teel Tabasallu näiteks seal, nüüd on rohkem, kus seal ehitati ja vasakule paremal pool, kus see Selver on ja Pet City ja mingid asjad ja Yamaha keskus ja miks ma neid 3 asja nimetan, need on need 3 asja, mis seal elus püsivad. Sest et ülejäänud kõik poed vahetuvad ära, aga grillmaailm on ka vist. Aga põhimõtteliselt ülejäänud kõik poed, mis ma näen, seal surevad ükshaaval välja, sest seal ei ole tegelikult, need on sihtkohad, need on siuksed asjad, kui inimesed lähevad kohale, aga seal ei ole piisavalt elukondlikku liikumist, et muud asjad elus püsiksid. Võib-olla nüüd juba on, kuna seal arendatakse kogu juurde, aga see on see asi, mida tuleb nagu minu meelest silmas pidada, mida siis just linn ja ka ma loodan, et ka meie riigiarhitekt hakkab vaatama natukene, aga just linna üldplaneeringutes just tehakse ette töö ära selle koha pealt. Väga hea, kas keegi tahab kommenteerida? Korra küsin, võtame siit ühe küsimuse ja siis saab sealt edasi kommenteerida. Nii, palun. Mina olen Karin Paulus, arhitektuuri ajaloolane ja ma olen kuidagi väga erutunud nende teemade suhtes, et ma ikkagi mõtlen selle tihendamise peale, et jah, muidugi, aga siis ja et ei taha pendeldada, ka nõus. Aga tegelikult need praegused lahendused sunnivad pendeldama nii-öelda sinikraasid, et kui siit ka näiteks siis kaubasadam kaob, et siis peavad kaugemale liikuma ju need, kes sadamas töötavad või nagu praegu on need tööstusalad siis kuskil seal Jüri kandis, et tegelikult Jüri kandis elavad natuke jõukamad inimesed, käivad Tallinnas nendes samades riigigümnaasiumites koolis ja siis Telliskivis söömas ja siis sealt Maardust ja Kohilast ja Lasnamäelt lähevad inimesed siis sinna tööle, et mulle tundub, et ka see demokraatlikum linnaruum võiks seal kõrval olulisem olla ja siis ma ei ole üldse nõus, et siis ei ole see kättesaadav eluase probleemiks, et kui ma mõtlen, et rahvapension on Eestis natuke üle 300 €, et siis tegelikult see ei ole mitte ainult nende vastselt kooli lõpetanud probleem, vaid see on ka eakate probleem, et meil ju tegelikult 100-aastasi on aina enam, et nemadki väärivad minu meelest ka siis oma eluaset ja see ei pea tingimata olema selline sotsiaalmaja siis toanurk, et kuidagi ütleme, et teie puhul on see loomulikult äri, aga tegelikult eks Eesti riik on ju meie enda teha. Absoluutselt, et selles mõttes, et ma arvan, et ma räägin kõikide nagu suurte arendajate eest, et tegelikult kõikidel on see vastutus olemas selle osa eest, mida me siin ühiskonnas kanname, et jah, ma rääkisin enne kasumist, aga see on ka osa ühiskonna toimimisest, aga tegelikult see nii-öelda arusaam selles, et mis rolli me mängime, see on olemas. Minu vastus sellele võib-olla oli see küsimus, ma loodan, aga et siis suur ühtlustaja on ühistransport paljuski. Ja ühistransport sellisena, et see ei ole nagu selline häbiasi sellega sõita, see on nagu võib-olla asi, mida me peaksime samas Eesti riigis, mida me koos teeme nagu muutma, ma loodan, et mind võib sellisest nagu pintsaku inimeseks pidada, mina sõidan meie arendustesse tavaliselt tööpäeva sees ühistranspordiga, sellepärast ma teen seda põhimõtteliselt. Ma käin tööl ühistranspordiga põhimõtteliselt. Üritades näidata seda eeskuju, et see on nagu selles, ma ei tea, mis kvintiili ma kuulun täpselt, aga seal nagu kõrgemal kui esimene kvintiil, et see on nagu okei. Ma loodan, et ma nakatan teisi ka sellega. Korra lisan lihtsalt sellele, et ma sellega olen jumala nõus, et miks ma nagu toon välja selle, et ei ole taskukohane, on see, et kes oli 2 aastat tagasi tehti vist magistritöö uuesti, kus
taskukohane kodu on siis, kui leibkonna sissetulekust ei ületa 30% kuludest. Aga Tallinnas paratamatult koos kommunaalide asjadega see on kindlasti rohkem enamus ja seal oli vist isegi protsentuaalselt alla. 38% Tallinna elanikest ei ole taskukohane, et noh, aga. Ehk siis tegelikult seal on nii-öelda see väga suur osa ja gentrifikatsioon üldiselt, ma olen täiesti nõus, see on ka meil täna, kui me siin alal oleme ringi vaadanud, meie enda resident arhitekt Arina Nossova tegi just selle teemalise magistritöö eelmine aasta ja vaadates, kuidas just näiteks ka, kas see oli vist Hannoveris, kuskil tehti samamoodi nagu ökolinn, mega lahe, tehti taskukohased korterid, aga kõik taskukohased korterid tühjad. Sellepärast, et kõik need inimesed, kes seal töötasid, nende töökohti ei olnud, tehaseid ei olnud, kätetööd, oskustööd ei olnud ja need inimesed kolisid ära, sest neil ei olnud seal mitte midagi teha. Et seesama, kuna siin on tööstus olemas, on ju, ega me ise oleme ka vaadanud, me oleme mingid alad jätnud suuremaks, mingid hooned, kastid nagu ebaselgemaks kuskil tagapool ja siin kõrval, sellepärast, et me näeme, et meil on vaja vähemalt siis teistsugust tööstust siia või puhast osa. Ma loodan näiteks, et keraamikatehas jääb alles, sellepärast, et siin on mingit tööstust vaja just sellel samal põhjusel, mille sa välja teed. Muidu sul tekibki väga ühte sorti jälle inimeste rühmad, on ju. Et kõik ongi Boltid ja Wise'id, on ju, et siis lõpuks see ei toimi lihtsalt ja sisu ei ole, see ongi kõik, ma ei mäleta, kes seda ütles, aga et siis ei ole ka 15 minuti linn, kui su barista tuleb 45 minuti kauguselt, on ju, et siis see on illusioon, on ju. Et see on see, mille poole me peame püüdlema, aga see on tõesti keeruline probleem, et ma selles mõttes olen ka sellega nõus. Ma võib-olla lisan siia ühe teema, et väga hea referents on Christian Borré, endine Flaami või Brüsseli piirkonna arhitekt, et neil oli selline uurimistöö Good City has Industry ja selle põhimõte oli just ka see, et kuidas nagu sinna linna jätta sisse need erinevad funktsioonid, aga ma arvan, et see on paras pähkel just selles, et ma tahan näha, kuidas see sinu hundi peal nagu tööle läheb, et kas makratehas jääb ja samal ajal tulevad uued kortermajad. Makratehas alguses kindlasti jääb, jah. Laevaremont tõesti kaob ära, aga selle kohta tahtsin lihtsalt kommenteerida seda, et 90% nende töötajad on ukrainlased, kes enne seda käisid edasi-tagasi, praegu on lihtsalt paratamatult siin lõksus poolenisti. Aga siin kohaliku töötajad täna tegelikult on üsna vähe ja need enamus ikkagi juba reisivad kaugelt. Meil sõidab üle 700 auto sellest tõkkepuust päevas läbi. Et siia on nagunii vaja tegelikult mingit tööstuse inimesi nagunii tagasi tuua, kes siia kanti tööle tuleks. Ma natukene sellest kättesaadavusest, nagu seda taustsüsteemi vaadates, siis 2020 kuni selle ajani oli selline keskmine uue kodu hinnatase oli 3000 euri. Kesklinnas natuke rohkem, aga üldiselt oli 3000 kandiseks. Ja siis ühe aasta, ta oli olnud 10 aastat, väga pikalt oli juba niimoodi olnud. Ja siis ühe aastaga toimus kõikide nende kriiside ja logistika ja kõige inflatsiooni mõjul hüppe 4000 peale. Eks. Ja nüüd tihti on öeldud, et vaat kus arendajad teenivad. Tegelikult ma ei tea, kuidas Taavi on ja võib-olla tal kasumid tõusevad, eks, aga arendajate kasumid on kusjuures selle juures läinud väiksemaks. Sest see oli puhtalt inflatsiooniline, see oli ehitushinnast tingitud. Ja minu seisukoht on maailmavaateline pigem see, et asja ja hindasi viiks alla vähesem reguleerimine. Et kui Aet ütles siin näiteks, et kättesaadavus, et teeme meetmeid parkimiskohtasi vähendada, parkimiskohtasi tuleb igatahes vähendada või anda vabadusarendajatele, mitte tänane norm on see, et sul on fiks, sa pead tegema nii palju kohti selles piirkonnas. Laske arendajal otsustada. Arendaja teab ise, kellele ta oma toodet teeb, kas ta teeb seniorile, juniorile, inglise keeles on downsizer, upgrader, eks, et kes kasvatab kodu või kolib kuskilt suurema pinna pealt väikse peale ja vastavalt sellele on ka autode arv peres. Aga tänane norm on selline, mis ütleb sulle, et ei, sa pead tegema selles majas 50 auto kohta ja siis hakkab selle maja projekteerimine lähtudes parklast, mis on täiesti valet pidi, eks, et jah. Et jah, ma sellise jällegi ettevõtte esindajana pean sellist vabaturumajanduse usku olema, et toimival turul teab ettevõtja üldiselt paremini ja kui ei tea, siis ta maksab selle eest oma kas naha, maine, isikliku rahaga midagi sellist, ametnik ei tea seda paremini, et laske meil
sellel teemal võistelda omavahel. Me oleme siin nagu esindame kahte võib-olla erinevat nägemust kinnisvaraarendusest, mis on mõlemad okeid, valiidsed, aga lihtsalt nii-öelda püüavad eri kliendigruppi. Laske meil ka näiteks sellel alusel võistelda. Kui tegemist oleks meil absoluutselt umbes linnaga, et nagu mitte midagi ei liigu, et siis seal on ilmselt mingisugune turumoonutus tekkinud, liiga palju autosid, liiga vähe tänavaid, mis iganes, et ilmselt see vajab sellist abistavat kätt. Tallinnas paljud asjad kinnisvaraturul praegu toimivad, et nii-öelda laske see vaba võistlus otsustab, mis siis nagu klient lõpuks soovib. Kuna ma olen siia paneeli kutsutud, ma arvan sellepärast, et oleks nagu huvitavam see vestlus, siis ma ikka viskan selle teema ka veel õhku, et kindlasti, mis ei saa olla nagu sihuke massiline toode, aga on siis ka sellised mittetulunduslikud elamuühistud. Et siin Andre Saavikuga enne juba rääkisime, et tegelikult on ka inimesi, kellel on pangakontodel väga palju raha, et seda pidevalt uudistes ka on välja toodud, et inimestel raha seisab pangakontodel, aga meie tänane võib-olla õigusruum näiteks ei toeta sellist ühistulist arendamist. Et kui on ärksamaid inimesi, kes suudaksid, ma ei tea, 3-4 peret kokku tulla ja ise arendada väiksemat sorti nii-öelda elamispinnad, võib-olla ka mingite teiste äri või muude tugifunktsioonidega, siis täna seda on väga raske teha, seadusandlus seda ei toeta. Ja teine asi on see, et ka pangad seda ei toeta, et seda me oleme ise ka uurinud, näiteks LHV ja erinevate pankadega läbi rääkinud. Ma arvan, et see on ka tulevikumuusika, et pangad võiksid tulla siis sellistele MTÜ-dele või hooneühistutele ka nagu nii-öelda toeks. Kindlasti see ei saa olema mingisugune valdav, et see on ikkagi sellistele üksikutele huvilistele, et Saksamaal ka näiteks, et Saksamaal siis neid elamuühistuid on kogu eluaseme turust umbes 10%, et ma arvan, Eestis see kindlasti nagu rohkemaks ei saa. Küll aga meil on esimese vabariigi ajast väga palju häid näiteid, et kui me mõtlemegi kõikide nende oma kolle ja ka siin Veerennis selliste kenade vabariigiaegsete elamukvartalite peale, siis need just niimoodi ongi ehitatud. Ja seal on veel väga huvitav nüanss, et toona esimese vabariigi ajal olid need siis Riigipanga poolt toetatud, et oli siis Riigipank, mis andis nendele elamühistutele, oli see vist 4% laenu, et riigi käendus, Riigipank ja veel oli seal nüanss, et kuna siis peale või nii-öelda esimese vabariigi loomisega oli jällegi seda linnamaad väga palju, siis tegelikult andis siis linn toona samamoodi nendele ühistutele seda maad kasutada. Et ühesõnaga, ma arvan, et meie see eluaseme turg nagu peab minema mitmekesisemaks ja see ei tähenda seda, et meil peaks tulema nagu kohe tohutumaid ja subsideerimine kuskilt riigi või KOV-ide tasandilt. Asju saab teha pigem just selliste nüanssidega, et meie seadusandlus, meie pangad toetaksid, et me saaksime nagu mingid sellised erinevad mudelid ka käima. Igati selle mõttega nõus, et ma siin panga esindajaid ei näe, et eks, aga vist ma ei ole väga kindel, aga ma arvan, et tollel ajal ei eksisteerinud sellist toodet nagu kodulaen. Et lihtsalt see sündis ka nagu läbi paratamatuse tol ajal, et sul nagu pididki panema oma hea seltskonnaga rahad kokku ja ise mõtlema, kuidas saab. Et ilmselt oli see olukord natuke teine, aga selles mõttes, et ei vaidle mõttele vastu üldse, et mitmekesisus rikastab. Ühe mõttena, kui me siin ka selles kättesaadavuse uuringus, nüüd meil on kättesaadavuse teemaline tegelikult see paneel on ju, osalesime, siis tõime välja selle, et arenduskuludest või ütleme sellest toote lõpphinnast tegelikult maakomponent Eestis moodustab kuskil, olenevalt, kas sa teed kesklinnas seda arendust või äärelinnas, on ta niisugune 10–20%. Saksamaal on maakomponent 50% Berliinis näiteks, kus ka Liven arendab. Ja Tallinnas on selline asi, et kõige aktiivsem arenduslinna osa on kahtlemata Aabersti, kus tagastati väga palju maid ja need on käibes. Ja kõige väiksem, nagu kui vaadata elanikkonna arvu, siis kõige väiksem nagu käibes olev maa hulk on Lasnamäel, kus tegelikult maaomanik on linn hästi paljus. Ja linnale me oleme ka seda ettepanekut teinud läbi Kinnisvarafirmade Liidu samamoodi.
et andke see maakäibesse selles mõttes ja kui te tahate näiteks teha ka kättesaadavaid kodusi, siis tehke vastavad konkursid, hoonestusõiguse konkursid on ju ja määrake ise ära, milliseid kodusid te sinna tahate saada, aga põhimõtteliselt on võimalik nagu sellega, et kui linn annab hoonestusõiguse alusel tasuta selle maa, siis arendajal on võimalik saada nagu üürihinnas selline 20% võit, on ju noh. Et tegelikult on need siuksed turuvõimalused ka olemas, eks. Selle maa käibele andmisega, sellega ma olen üldiselt nõus, ma arvan, et seda ei mõelnud, mida ma ütlen, et taskukohased korterid küll, aga me ei peaks seda Lasnamäele tegema. Et kindlasti, sest et see käib sellega kohe vastuollu, et praegu on meil hästi palju need, ma ei tea, õpetajate majad ja mingid siuksed, kõik kuskil Lasnamäe taga otsas. Ja siis on esimene asi, need on sildistamine. Need inimesed on nagunii jälle kuskil väljas ja sellepärast ongi, miks ma räägin sellest, et nagu justkui omakasupüüdlikult, et teeme tihedamad, andke korrus juurde, et laske lubage erinevatesse majadesse teha neid korterid, mida siis kas linn saab endale või mis iganes, kuidas see toimib, see süsteem on ja seda peab nagunii välja mõtlema lõpuks. Aga just sellepärast, et toimuks see sama nagu erinevate inimeste integreerumine, sest et lõpuks ongi see sama selle barista, kellest ma rääkisin, kes seal su kõrval elab, on ju, kui sa teda nagu 10 korda oled näinud, siis ma arvan, et ta ei räägi enam, kui sõprade käest veel õhtul pokkerit mängib ja ütleb, et kurat, need arendajad on jobud, kuule, ei, ma tean kahte, need käib kohvi võtmas, päris normaalsed on. Et järsku tekib niimoodi, mitte ei ole nagu klasside vaheline või erinevate nagu tööstuste vaheline vihkamine, et selleks on sul vaja seda väga palju tegelikult omavahel siduda. Ja teine lihtsalt huvitav näide, seda eksperimenti, ma ei tea, kuidas see veel, kas on läbi saanud või mitte, kas see toimis, aga on tehtud väga palju ka seda, et sul on arendatud noortele nagu kortermaju ja sinna kõrvale just vanematele inimestele kortermaju ja just selle eesmärgiga, et siis keegi saab ka lapsi hoida näiteks vahepeal ja et sul teistpidi saab aitamas käia. Et ka siukseid eksperimente täna tehakse Euroopas eriti üsna palju ja need lihtsalt tasub jälgida, et mis asjad võiksid toimida, et see annab, ma arvan, väga palju just seda mitmekesistele juurde. Väga tore, mul on väga põnev seda paneeli vaadata, ma pean mitte midagi ütlema. Vaatan pealt, viimane mõte oli nagu talupoja või nagu meil see taluühiskond oli, kus vanemad hoidsid lapselapsi, kõikidel oli rakendus, kõikidel oli mõte, kõikidel oli tegevus. Kas meil on saalist küsimusi? Veel? Praegusel hetkel tundub, et ei ole. Kuidas teile tundub, kas me nüüd liigume siis selle tervikliku elukeskkonna loomise poole või mitte? Et te olete arendajad, eks ole, arhitektide poolt, kui nüüd natuke üldistada vaadata, mis suunas meil see läheb, see ehitus ja elukeskkonna loomine. Et oleme sinna poole teel, oleme mingid muudatusi tegemas. Riigis ka me alguses hakkasime suurhooga pihta ja oli vaja endale leib lauale saada ja nüüd on juba natuke jõukamad ja nüüd vaatame keskkonna peale ja ühesõnaga, kuidas teile tundub? Mina arvan, et siin on üks võtmeroll on ka sellisel üldplaneeringute tasandil, et siin Põhja-Tallinna üldplaneering loodetavasti varsti saab valmis, aga meil on vaja, nagu siin varasemaltki härrad ütlesid, meil on vaja nagu seda linnavisiooni, et kui me tahame terviklikku elukeskkonda, siis me ei saa loota, et see tekib iseenesest, siin on palju räägitud sellest lapitekist, et linnal peab olema endal visioon ja selle järgi siis saab joonduda ja selle järgi saab toimetada. Oota, kes see linn on siis? Linnavalitsus või linn kui meie Tallinna? Linnaplaneerimise amet on see. Linn kui meie tallinlased või okei. Ma lisan siia juurde just selle sama, et ma lähen veel ühe aasta kõrgemale. Ja nüüd eriti, kuna meil nüüd riigi arhitekt on lõpuks, väga palju asju on ära tehtud. Meil on Tallinna linnas on arhitekt, meil on riigis väga lahe minu meelest. Et me oleme väga õiges suunas, aga just see sama, kui me nüüd või võta ainult Tallinnaid või vaatame ka teisi pooli, siis minu meelest on hästi oluline vaadata seda, et täna minu meelest meil nagu omavalitsuste poliitika selle koha pealt on väga puudulik ja seal on ka vähe visiooni just sellega, et näiteks, ma ei tea, raudteede ümber linnade võiks võib-olla natuke rohkem panna rõhku ja anda just suunata arendajaid sinna kohtadesse, et ma ei tea, Kehtnast saaks tegelikult rongiga mega kiiresti Tallinnasse. Väga mõnus koht tegelikult, väga hästi lahendatud koht. Meie riigiarhitekti podcasti soovite ka kõigil kuulata, kes pole kuulanud, tema on ka väga palju lahedaid asju teinud. Aga ühesõnaga, me peaks tegelikult vaatama suurt pilti minu meelest väga palju ja see üldplaneering selles mõttes hea näide Tallinna mõistes, lihtsalt Tallinnas meil on 55%, Harjumaal meil on 55% Eesti töökohtadest. Et sellepärast me räägime sellest Tallinnast nii meeletult palju, aga me ei tohi muid kohti ära unustada, sellepärast et muidu need surevad lihtsalt välja, kui seal keegi midagi tee, aga teistpidi nendes väiksemates kohtades minust väga palju häid kvaliteedi näiteid.
et Haapsalu peatänav, kui ma sinna ükskord sattusin üle Pika Jääle, mida nad küll mitu korda kaevasid üles uuesti ja tegid jälle uuesti. Aga see oli jälle see, et ma ütlesin, näed, see on natuke rohkem juba euroopalik selle kohalt, et siin on tänaval toolid, inimesed joovad veini. Tallinnas enamus sihukest kohta nagu Telliskivist sa näed, aga seal lihtsalt see vein maksab ka minu jaoks hingehinda, aga et see läheb paremaks ja minust me peaks vaatama nagu ka neid kohti selle pilguga. Riigiarhitekti siin on juba mainitud ja mina mainiks teda ka, et mis mind eelkõige puudutas tema nagu sõnavõttudes on just see mõte, mis ta on sisse toonud nagu ühiskondliku debati mõttes, et mis see üldplaneering ikka on, kui mingisugune nagu sotsiaalne kokkulepe põhimõtteliselt, et millist linna me tahame, millist ruumi me tahame ja seda ei saa luua ametnikud, seda ei saa luua arhitektid, seda ei saa luua arendajad, seda saab luua lõpuks ühiskond. Ja et meil tekiks nagu selline nagu kultuur rääkida, et mitte, et me peame siin nagu näiteks 4 erinevat monoloogi või siis saame käsulaudu kusagilt planeerimisametist, aga et päriselt tekiks ka see kultuur, et me nagu erinevad osapooled arutavad ja selle tulemusel sünnib siis planeering ja sealt juba täpsemad asjad edasi, et ma tõesti loodan seda. Ma mõtlen, mul oli üks slaid veel. Slaid või? Nendest slaid jah, pükstest. Ma ei tea, kas me vaatame kohe, kas meil pult suudab selle ühe slaidi veel välja võluda või mitte. Suudab, tegelikult ei olnud pükstest, aga natuke haakub selle nagu... Oota, pükstest? Ei olnud. Mul oli üks siuke, kus inimesed olid peal, vaata. Pükstega? Ei, jaa. Hea seegi. Oota, hakkab tulema siit. Ja pärast me peame kokku aga tõmbama, ma viskan teile juba võtta hambust, et öelge siis üks asi ka. Aga okei, seda slaidi ilmselt ei tule, aga ma siis, oota, üks järgmine, võta veel üks. Vot see on nüüd üks selline meie projekti algus, kus huvilised, kes tahtsid sinna majja tulla, hääletasid. Millist keskkonda nad sinna tahavad saada. See on mingi maja, mida te ehitasite? Jaa, katlamaja, see on kultuurikatte kõrval. Aga ja miks ma seda pilti näitan, et see kõik, ma olen nõus, kirjutan 2 käega alla, et need üldplaneeringud peavad andma sellised üldised põhimõtted, suunad, kust lähevad ühistransport, magistraalid, asjad, kuidas see linn areneb. Siis arendajale tuleks anda vabadust, et tema saab teha nagu lahedaid asju, sest me kõik võistleme turul, me tahame 11 oma projektidega üle lüüa, mitte nagu kasumi mõttes, vaid tegelikult me tahame uhkust tunda oma projektide üle, ma arvan kõik siin olijad, et pärast, kui meie lähme oma lastega või lastelastega sõidame majadest mööda, et me saame öelda, näed, see kihvt maja on mul on ka väikene osa siin, eks. Aga nüüd, siis kui arendaja saab selle maja valmis ja sinna kolivad sisse elanikud, ärid, siis tegelikult see ju areng ei lõppe. Ja siin on nüüd kõige paremini, kuidas see asi peaks edasi minema, teavad need, kes hakkavad seda kasutama. Ja see kogu see keskkond peaks ka toetama seda, et see areng käib edasi. Et mitte niimoodi, et linn ütleb, et siia majja peab tulema apteek või see abemaja, mis see. Aga tegelikult elanikud teavad ise paremini, mis seal töötab, mida nad sinna tahavad. Eks. Ja see peab olema niisugune nagu orgaaniline. Kogu see areng ka edasi. Et täna on ka mingeid selliseid takistusi, kus ikkagi nagu järgitakse, et ei, et projektis oli see, et ei tohi siia seda põõsast istutada, kuigi elanikud tahavad. Eks. Okei, väga tore. Aitäh. Kuulge, nüüd on niimoodi, et me tõmbame otsad kokku, sest et kell on 19.53. Üks mõte, igalt ühelt üks positiivne mõte, tervikliku elukeskkonna loomine. Võite ka korrata midagi, mis te olete juba ütelnud, aga mingi lihtne asi, mis toetaks seda, mis aitaks. Mis teie arust oleks mõttekas ja kasulik? Kas kellegi tuleb kohe varrukast? Aadel antakse 2 mikrofoni kohe. Minul on, ma juba ütlesin seda, aga mul on endiselt väga hea meel, et sellest teemast räägitakse, sest et võib-olla varasemalt sellisel teemal, ütleme nii, et elukeskkond ei olnud nagu teema, millest rääkida. Ja ma arvan, et täpselt, et kui meil on selle üle arutelu kultuur, siis see on edasiviiv jõud. Ja lisaks mul on suurimalt hea meel, et ka riigi tasandil tekib visioon, tekib arusaam, kuhu suunas me lähme ja ka siis oma valitsused siin eesrindlikumad, et neil tekib ka endal mingisugune visioon, et kuhu suunas me läheme, et see on äärmiselt oluline. Ma siis vaatan meie hundipea mätta otsast, et
mul on ka hea meel selle üle, et vaadatakse aina rohkem seda, just seda visiooni poolt ja neid eeldusi, et meie eesmärk alati ja meie nägemus on see, et meie ei tee kellelegi kodu ja me ei tee kellelegi tema äripinda, vaid meie loome eeldused selleks, et inimesed saaks siia tulla ja ise need endale luua, sest et mina arvan, et mina ei saa, ma ei tea, sinule kodu ehitada, sa ikkagi lood selle kodu endale ise. Ja mul on hea meel, et mõttemaailm üldiselt kinnisvaraturul tegelikult liigub väga palju sinna poole, et Eestisse on hakanud seda sama ruumi kvaliteedi teemat oluliselt rohkem sisse tulema ja sellest saadakse palju rohkem aru kui enne ja seda osatakse ka nõuda rohkem. Mina mainin ainult selle sõna ära, et vastutus. Vastutus arendajate poolt, vastutus ametnike poolt, vastutus loojate poolt, vastutus rahastajate poolt. Peame seda meeles ja siis me saame koos teha parema asja. Ma ütleks siis märksõnaks, et koostöö, et me tegelikult tahame kõik nagu Tallinnat teha paremaks kohaks, kuhu tuleksid talendid ja kus oleks omal hea olla ja oma lastel hea olla, nii et tehkem nagu head koostööd. Võib-olla mitte nii igaüks omas nurgas, vaid paneme seljad kokku ja võistleme siin nagu positiivses mõttes oma naabritega, naaberpealinnadega ja proovime neist paremad olla. Väga tore. Andres, Taavi, Markus, aitäh teile!